Te küsite mu käest midagi või? Jonkadi, jonkadi, jonkad, jonkad ja nüüd sentjad tantsisenkad kapsaaias ja nüüd sentjal kapsamaias. Jonkadi, jonkadi, jonkad, jonkad ja nüüd sentjal tantsisenkad kapsaaias ja nüüd sentjal kapsamaias. Kipsadi kapsad, kipsad, kapsad, tall ja apsad, tuli iga kapsaaeda, tahtis õppis kapsa kaeda. Kui tema jänku tantsu märkas, tantsuga tiimas ärkas, jänku kannul kipsad kapsad lõi ta tantsu tall ja apsad. Kui Heksas B oleks värv, nad oleksid mitte ühte värvi, nad oleks hästi kirju seltskond, hästi kirju värvide unda. See klass on väga mitmetahuline. Seal on mitu drastiliselt erinevat nagu rühmitust. Ühed on need inimesed, kes vahetunnis ka võib-olla nagu suhtlevad ja räägivad ja küsivad ja uurivad. Ja siis teine seltskond on, kes kaklevad, maadavad ja käperdavad üksteist seal taga, seal klassi nurgas. Nii et, ja siis on veel mingisugune seltskond, kes hilineb, sest nad käisid poes. Ja siis on mingisugune seltskond, kes hilineb, kuna nad ei leidnud klassi üles, mis sest, et 2 aastat on ühes kohas nagu tund olnud. Seal on erinevaid loomi, seal on paar siili kindlasti, kes turtsuvad, plärtsuvad omaette, podisevad, keda parem mitte torkida. Siis on seal kindlasti rebaseid ja võib-olla isegi kavalamaid rebaseid kui tavaline rebane. Siis on seal kindlasti paar sellist ninasarviku tüüpi, ma arvan. Ja ninasarviku tüüpi selles suhtes, et läheks jõuga läbi elu ja lükkaks kõik teised eest. Halle hiirekesi ei ole. 9B või? No, see ikka. Sporti võiks rohkem teha. Et välja võin tuua seal Mati ja Mark, et suhksed tublid poisid ja Raido. Kui kohal käivad, siis saavad hakkama. Ei ole probleemi nagu. Aga jah, tunnis käimisega on probleemid. Ma nimeliselt välja kedagi ei too, aga teavad. Muidu üldkokkuvõttes on olnud tublid poisid. Tunnis tulevad, teevad oma asjad ära, saavad hinded kätte. Et jah, see ikka.